Jah, tere, ma olen Hardi, nagu slaidilt näha, siis TVN-is tiimijuht, interaktsioonidisainer ja disainisüsteemide spetsialist. Ja räägin siis täna sellest, et mil määral on võimalik disaini ja arenduse koostööd automatiseerida, kuidas me seda Veera disainisüsteemi projektis tegime. Teen põgusa tagasivaate sellele, et kuidas käis disaini arendusse üleandmine varasemalt ja räägin sellest, et mis asi on Veera disainisüsteem, natukene selle ajaloost ja siis juba detailsemalt paarist Veera viimase versiooni valmimise detailist. Ja disainerite ja arendajate peamine kokkupuutepunkt on siis see hetk, kus otsustatakse, et nii, nüüd on disain valmis ja arendus võib hakata seda rahulikult koodi ümber valama. Ja ideaalselt oleks selleks hetkeks disain kõik valmis, see oleks tahkunud, sellel on pitser alla löödud ja enam ühtegi muudatust ette näha ei ole. Aga reaalsuses disainerite jaoks vähemalt on see, et muudatusi tuleb kogu aeg, tuleb kuni viimase hetkeni ja tihtipeale isegi peale viimast hetke. Ja ajalooliselt nendele muudatustele reageerimine oli disainerite jaoks üsna valulik, pikk ja piinarikas protsess, sest et disaini tööriistad nagu Adobe Photoshop ja Illustrator, mis olid pikka aega valdkonna standardtööristad, need on mõeldud ikkagi kasutamiseks sellisel viisil, et üks spetsialist ühel ajal töötab oma faili kallal, ühisloomet teha ei saa ja peamiseks väljundiks on staatilised pildid, mis tähendas siis seda, et kui mingi disaini muudatus tuli, siis ideaalis sellele muudatusele tehti või selle muudatuse kohta viidi sisse ka annotatsioonid, tehti käsitsi redline spec'id, kuna kõik detailid korraga ühe pildi peale ei mahu, siis tuli teha mitu pilti, siis anda need pildid arendajatele üle, palvetada, loota, et nii, nüüd läheb kõik hästi. Alternatiivvariant oli muidugi see, et sa said anda oma tööfailist koopia arendajale, aga see eeldas jällegi, et neil on ka olemas selle tarkvara litsents. Õnneks aga siis vahepeal on aeg edasi läinud, et meil on uued ja head tööriistad, nagu näiteks Figma, et mis on siis praegune valdkonna standardtööriist. Ja Figma abil on meil võimalik nüüd see, et kõik, kes tahavad, saavad juba reaalajas, samal ajal üheaegselt olla ühes tööfailis, toimetada seal, kõik muudatused on näha kõigile ja mis võib isegi olulisem on see, et arendajad saavad ise omas tempos disaini inspekteerida, sealt neile olulisi detaile välja lugeda. Nende disaini otsuste ja detailide ja arendusse sisseviimine on palju käsitöö, aga see on ikkagi juba suur edasiminek võrreldes varasemate tööriistadega. Ja see oli ka see punkt, kus me alustasime oma Veera projektiga. Veera ehk siis veebiraamistik on riiklik disainisüsteem ja seda haldab RIA. Ja Veera viimane versioon, mis siis on meie loodud, pakub disaineritele valmis Figma komponente, arendajatele HTML, CSS komponente, on ligipääsetavuse suunised olemas, ligipääsetavus on ka igasse komponenti sisse küpsetatud, siis sisuloojate jaoks meil on olemas nüüd suunised pisitekstide loomiseks ja kõik see on ilusasti dokumenteeritud ja see dokumentatsioon on veebis kättesaadav. Ja Veera nagu iga teise disainisüsteemi eesmärk on siis, et vähendada ajalisi ja rahalisi kulutusi, mis on riiklike e-teenuste arendamisega seotud, siis pakkuda kodanikele paremat ja ühtsemat kasutajakogemust riiklike e-teenuste tarbimisel ja siis ka kokku koguda parimad praktikad ja nendele välja jagada, et kuidas oleks kõige õigem e-teenuseid arendada. Ja Veera peamine sihtgrupp ongi siis just e-teenused, iseteenindused ja ametniku rakendused. Et sellised rohkem tööriistalaadi digitooted. Ja senimaani on siis Veera ajaloos olnud 3 peamist iteratsiooni, et ilmavalgust nägi Veera nimeline disainisüsteem 2018 aastal,
ja selle päris esimene versioon oli siis põhimõtteliselt koopia mõned aastad varem valminud Maksu- ja Tolliameti stiiliraamatust. Et siis põhimõtteliselt algselt Veera oligi lihtsalt üks PDF-dokument, et palun kasutage Veerat, ja rohkem nagu midagi väga ei olnudki, ja see PDF-is need reeglid, arusaadavalt nad olid ikkagi mõeldud rohkem EMTA toodete spetsiifikat arvestades. Ja selle nõudega Veera kasutada mina isiklikult puutusin esimest korda kokku SKAIS2 iseteeninduse projektis. Ja seal me esialgu proovisime suht nagu sellele stiiliraamatule jääda tõetruuks ja rakendada neid stiile täpselt sellisel kujul, nagu seal oli ette nähtud, aga see ei andnud meile päris seda tulemust, et millega me oleksime rahul olnud. Aga siis samal ajal oli RIA-l käsil eesti.ee portaali uue versiooni disainimine ja siis nende disainidest inspireerituna me võtsime endale vabaduse ka teha teatud stiilimuudatusi, kasutasime rohkem siniseid värve, tegime kogu asja veidikene lõbusamaks ja see töö, mis me siis tollel ajal SKAIS-is tegime, see on suurel määral kasutuses siiamaani, sest et Veera järgmine versioon, mis oli siis pre-alfa versioon, tuli välja 2020 aastal ja see juba suuresti kasutas neid disainiotsuseid, mis me olime teinud SKAIS-i projektis. Ja selle pre-alfa versiooniga sai siis Veera jaoks läbi PDF-ajastu, nüüd meil olid olemas, ilmusid Figma komponendid, mida disainerid saavad kasutada, ja neid komponente saatis ka veebipõhine siis dokumentatsioon. Aga nagu sellest pre-alfa nimetusest võib järeldada, siis kõik disainisüsteemi osad ei olnud veel päris valmis. Ja puudus ka ametlik koodiversioon, et nende komponentide loomiseks. Mis siis lihtsalt tähendas seda, et oli veel ports tööd, mida tuli teha. Ja eelmine aasta siis RIA võttis selle ette ja 2024 aastal tuli meil välja siis Veera praegune versioon. Ja selle uue versiooni loomisega oli RIA-l üsna selge nagu visioon, et mida nad tahavad saada. Oli teada, et me peame ära uuendama Figma komponendid, ehk siis rakendama hetke parimaid praktikaid ja kasutama näiteks Figma autolayouti ja muid lahendusi, et disainerite jaoks oleks Figma komponentide kasutamine mugav, et igaüks ei peaks ise endale uuesti hakkama neid algusest peale tegema, siis luua nendele disainikomponentidele vastav HTML CSS lahendus ja HTML CSS lahendus sai valitud just sellepärast, et arvestades nagu projekti ajakava ja et see on siis vähim ühisosa, mida kõik front-end raamistikud saavad kasutada. Siis oli kindlasti nõue, et igasse disainisüsteemi osasse peab olema ligipääsetavus sisse küpsetatud ja et peavad tekkima ka suunised, et kuidas ligipääsetavust rakendada nende komponentide kasutamisel. Siis sisuloojatele juhised, et milline peaks olema keelekasutus, kuidas teha pisitekste ja selleks, et Veera kasutajaliidesed vastaksid tänapäevastele kasutajate ootustele, tahtis RIA saada ka tumerežiimi tuge ja siis viimase asjana selleks, et oleks võimalik Veera disaini otsuseid ka juure tasandilt olemasolevatesse süsteemidesse integreerida, taheti saada ka disainitokeneid. Ja need disainitokenid oli just see osa, mis meie jaoks tehnilises mõttes oli kõige suurem küsimärk, et kuidas täpselt seda teostada. Sest et mis üldse disainitokenid on? Disainitokenid on siis niisugune metoodika, mille abil võetakse disaini algosad ja süstematiseeritakse need ära. Ehk et võetakse näiteks kõik disainisüsteemis olevad värvid, vahekaugused, mõõdud, tekstistiilid, antakse neile nimetused ja tehniliselt see teostatakse niimoodi, et neid disaini otsuseid on võimalik jagada üle erinevate tehniliste platvormidele, et saab seda automaatselt anda veebi, mobiilirakendustesse, kus iganes on vaja, ja kui mingisugune muudatus toimub,
siis selle muudatuse levitamine on automatiseeritud. Ja tokenite abil värvide kirjeldamise protsess näeb välja umbes selline, et võetakse ette siis disainivaade, tehakse sellele audit, kogutakse kokku kõik värvid, mis seal leiduvad, siis need värvid omakorda grupeeritakse ära, antud juhul näiteks, et meil on sinised värvid ja hallid värvid, siis need jällegi sorteeritakse ära tumeduse alusel heledamast tumedamaks ja siis antakse neile nimetused. Ja põhimõtteliselt need nimetused, need juba ongi tokenid. Ja sellised tokenid, kus siis selle tokeni väärtuseks on puhtal kujul disaini otsus, ehk siis näiteks mõni hekskood või pikselväärtus, neid siis nimetatakse primitiivseteks tokeniteks. Ja nende disaini tokenite üks väärtus on ka see, et nad võimaldavad disaini otsustest ja juppidest lihtsamini rääkida, et palju lihtsam on rääkida sellisest asjast nagu Blue 600 kui 005A3, et oleks palju oodata, et kõik disainerid kohe teavad, millest juttu on. Aga primitiivsete tokenite miinus ikkagi on see, et kuigi nad annavad niisuguse hea variandi, kuidas nagu disaini otsust rääkida, siis nad ise ei anna veel täpselt edasi seda informatsiooni, et kus kohas neid kasutada. Ja siis selle probleemi lahendamiseks tavaliselt tehakse juurde veel üks lisakiht tokeneid, kus siis tokeni enda nimetus juba räägib sellest, et kus kohas seda rakendada. Ja selline kaardistamise süsteem, see võimaldab siis teha hästi paindliku süsteemi, kus saab algosasid võimalikes paljudes kohtades rakendada. Ja nagu mainitud, et siis tokenite abil tavaliselt kirjeldatakse ära, et millised värvid on kasutusel, millised mõõdud, millised vahekaugused, millised tekstistiilid on, millised nurgaraadiused. Ja iseenesest see tokenite teema enne Veera projekti, ta ei olnud meile nagu võõras, me olime sellega varasemalt juba tegelenud, meil oli majas sees olemas eksperimentaal-lahendus, mis me saime tegelikult isegi tööle, et meil oli olemas lahendus selle jaoks, et automaatselt võtta Figma disaini failist kõik disaini otsused ja need kirjutada välja siis JSON faili. Aga see lahendus, mis meil oli, ta oli üsna kapriisne ja ta kasutamine oli raske, et me nägime suht alguses, et me ei saa seda rakendada riiklikus disainisüsteemis, sest et sellega kaasneks nii palju probleeme, kui keegi kusagil hakkab seda kasutama. Muidugi on olemas ka siis kolmanda osapoole lahendused, näiteks Token Studio, mis oli ka turul olemas ja me täitsa kaalusime, et seda võtta, aga sellega on jälle see häda, et temaga kaasneb litsentsikulu, mis on jällegi riikliku disainisüsteemi puhul suht välistatud, sest et ei ole mõeldav, et iga Veerat kasutav projekt hakkaks endale ise selle Token Studio litsentsi muretsema. Õnneks aga siis kõik planeedid joondusid, tehnoloogiajumalad naeratasid meile ja meie projekti algus langes kokku iga-aastase Figma konverentsiga, kus siis eelmine aasta kuulutati välja Figma Variables lahendus. Ja Figma Variables teeb siis võimalikuks selle, et otse Figma tööriista sees saab ise luua disainitokeneid. Nad nimetasid selle küll variables lahenduseks, sellepärast et lisaks tokenitele saab selle abil teha näiteks interaktiivseid prototüüpe ja kui peaks olema soov, et teha lokaliseeritud või tõlgituid disainivaateid, siis tekstide halduse süsteemi saab ka Figma Variables abil luua. Ehk siis, et Figma mõistes, et kõik tokenid on variablid, aga kõik variablid ei ole tokenid. Aga meid siis huvitas just peamiselt see tokenite lahendus ja kuigi tegemist on siiamaani isegi beta lahendusega, et seal ta ei olnud ka veel päris valmis, siis me otsustasime panustada Figma Variablesi peale. Ja
see tehniline lahendus nägi meil siis välja lõpuks selline, et disaini poole pealt meil on ju Figma fail, kus siis disainerid teevad disaini otsuseid, siis meil on seal Figmas sees olemas plugin, mis me ise välja arendasime, selle plugina abil kirjutatakse siis kõik disaini otsused välja kõvakettale JSON faili, et see on siis masinloetaval kujul olemas. See JSON fail antakse edasi siis koodibaasi, kus siis juba meil on olemas oma kirjutatud node-skriptid, mis võtavad selle tokens faili sisse ja annavad välja põhimõtteliselt CSS-faili, mida saab juba lõppkasutajale veebilehitsesse sirvida. Ja selle süsteemi tööle saamine oli üllatavalt lihtne, et kuna meil oli sealt varasemast oma eksperimentaallahendusest omajagu kogemusi olemas, siis läks see meil üsna ludinal. Ja tokenite enda loomise järjekord oli meil algselt siis selline, et me kõigepealt hakkasime pihta nendest primitiivsetest tokenitest, mis siis lihtsalt seovad ära disaini algotsused või need toored puhtal kujul väärtused, ehk siis hekskoodid ja pikselväärtused mingite nimetustega või kindlate nimetustega. Ja siin puhul oli siis peamiselt ongi, et meil on värvid, meil on erinevad lubatud mõõdud, vahekaugused, primitiivseid tokeneid otse ühegi komponendi, näiteks nupu või sisestusvälja külge me kunagi ei pannud. See oli niisugune reegel, mis me endale sissepoole võtsime, et komponentide, nagu siis nupud või sisestusväljad kirjeldamiseks, kasutasime me alati semantilisi tokeneid. Ehk siis, et semantiliste tokenite omapära on see, et nende nimetus viitab siis selgelt sellele, et kus kohas seda tuleks kasutada, mis otstarbel, ja nende semantiliste tokenite väärtuseks on alati mõni teine primitiivne token. Ja et selleks, et anda nagu aimdust, et kui palju tokenid ühe komponendi kohta tekib, on siis mul siin nupupilt ja nupu puhul tuleb meil tokenite abil ära kirjeldada siis selle taustavärv, selle joonevärv, joone paksus, tekstivärv, tekstistiilid, siis selle nupu sisemised vahekaugused, Y-teljel ja X-teljel, siis tulevad juurde nurgaraadiused ja see on ainult siis selle nupu vaikimise olek. Et kuna nupu puhul meil on tegemist ka interaktiivse komponendiga, ehk siis et kasutaja saab sinna minna hiirega kohale, ta saab seal peal klõpsata, see nupp saab olla fookuses, ta saab olla disabled või blokeeritud olekus, et siis iga selle interaktsiooni seisundi jaoks tuli meil ka eraldi disaini otsused ära teha ja ära kirjeldada, et milline see nupp siis peaks vastavalt nendes seisundites välja nägema. Ja paljude komponentide puhul, näiteks nupud ja sisestusväljad, nende puhul lisandub veel see mõõde, et neid on saadaval väikeses, keskmises ja suures suuruses. Ehk siis iga selle suuruse kohta me pidime ära kirjeldama, et millised mõõdud peaksid olema nendel puhkudel rakendatud. Mis siis annab lihtsalt tulemuseks selle, et meil disainisüsteemis lõpuks valmis 104 Figma komponenti, need on umbes 45 kategooriasse jagatud, ja kõikide nende disaini otsuste kirjeldamiseks meil tuli 976 tokenit, mis siis veel omakorda jagunesid 116 primitiivset tokenit ja 851 semantilist tokenit. Seal on iseenesest optimeerimise kohti ja ruumi, aga jah, selles iteratsioonis tuli meil kokku selline arv, mis siis nagu ilmestab ka seda, et meil oli päris palju tööd vaja teha ja mingi hetk selleks, et ikkagi mahtuda tähtaega, oli meil vaja ka oma protsessi optimeerida. Ja siis me tiimi sees arutasime, kuidas me võiksime seda teha ja arendajate poolt siis tuli ettepanek selline, et öelge meile, et lihtsalt millised hakkavad need tokenid olema ja edasi te võite seda disaini kruttida nii palju, kui teil süda lustib, et
et tehke, mis tahate. Ja mis minu jaoks oli nagu iseenesest võimas moment, et see tähendas seda, et eeldusel, et meil on disainis ja arenduses samanimelised komponendid olemas, siis disaini otsused kahe otsa vahel liiguvad automaatselt. Et arendajate jaoks ei ole oluline, mis see konkreetne värv on, mis need disainerid valisid, peaasi, et token on olemas. Ja siin mul järgmisel siis slaidil siin ongi, et on video ja siis minu paremal käel üleval on Figma vaade ja seal vasakul üleval, minu vasakul üleval on siis arenduse vaade ja all keskel meil on näha siis arenduskeskkond. Ja siit ma panen selle kohe käima, aga siit on siis näha, et umbes reaalajas kui palju või kui kiiresti see käib, et saada ühe disaini otsuse muudatus arenduskeskkonda. Et siis alustuseks disainer teeb oma siis seal tööfailis muudatused, ta valib sealt Figma variables paneelist, vahetab nupu taustavärvi ära ja nupu joonevärvi ära. Siis me tavaliselt ütlesime arendajatele, et okei, muudatus oli, mine tõmba endale muudatused sisse. Selle jaoks siis arendaja võttis selle plugina, vajutas seal pluginal selle nupule, et ekspordi välja. See eksporditi siis arendaja kõvakettele, siis arendaja läheb oma arenduskeskkonda, jooksutab selle noodi käsu ja see muudatus jõuabki automaatselt juba siis HTML-i ja CSS-i. Ja põhimõtteliselt sama kiiresti käib kõikide nende muudatuste sisseviimine, et eeldusel, et sul on tokenid olemas, siis niimoodi see lähebki. Ja see iseenesest oli väga hea, et see nii hästi töötas, sest et meil oli nõuega, et me peame tegema tumerežiimi stiilid. Mis siis tähendas seda, et kui meil ennem oli lihtsalt üks tavarežiim, mille puhul oli määratud, et mis see nupu taustavärvi väärtus on, siis nüüd tegime lihtsalt ühe režiimi juurde ja lihtsalt ütleme, et kui muidu tavarežiimis on nuputaust sinine, siis tumedas režiimis on see valge ja see semantiline token, mis on nagu nupu küljed, sellega ei muutu midagi, lihtsalt vahetub see väärtus, et mida mingisuguses režiimis kasutatakse. Ja Figmas sees see välja nägigi umbes selline, et me lihtsalt defineerisime seal ära, et nüüd on meil eksisteerib niisugune asi nagu dark mode ka ja tuli lihtsalt igale seisundile määrata uued värvid külge. Ja kõik need muudatused siis levisid üle kõikide komponentide ja tulemuseks on see, et arendus ei pidanud nagu käima näpuga järge ajamas, et mis need tumeda režiimi disainiväärtused on, vaid nemad lihtsalt arenduses defineerisid ära, nii meil nüüd meil eksisteerib tume režiim ja selle puhul kasuta neid väärtused, mis tulevad disaini failist sealt dark mode tulbast. Ja see oligi üsna selles suhtes automaatne protsess juba. Siis design tokensiga meil olid ka ikkagi mõned mured, aga need peamiselt olid siis just disaini poole pealt andsid nad tunda, sest et nagu ma mainisin, et see Figma variables lahendus on siiamaani veel beta lahendus ja kuna ta on beta lahendus, siis hetkel veel Figmas sees see kasutusmugavus ei ole just kõige parem, et seal ta iseenesest näeb välja nagu Excel, aga seal ei ole poolegi selliseid lahendusi, et sa saaksid mugavalt otsida või nende variablitega töötamine on keeruline. Siis muidugi üks asi on see, et kõik disainerid ei ole harjunud tokenitega töötama ja et see on uus teema, et sellega kaasneb omajagu järske õpikurv. Ma olen nüüd tagantjärgi olen mõelnud, et iseenesest, et see ta annaks lahendada ka sedapidi, et näiteks tokenite defineerimine, sellega võiksid vabalt tegeleda ju ka arendajad, kelle jaoks võib-olla see on natukene tuttavam maailm, sest et tokenid suuresti näevad välja nagu CSS variablid, mis on, ma arvan, arendajatele päris tuttav. Aga meil oli projektis ainult disainerid töötasid nagu selle disaini otsuste tegemisega ja tokenitega, et seda annaks võib-olla delegeerida järgmine kord.
Ja siis nagu niisugune väikene motivatsioonitapja võib-olla disaineritele on just see, et teed päev otsa, kütad tokeneid teha, aga siis lõpuks see tulemus silmaga näha ei ole midagi, et kui sa oled harjunud, et muidu ikkagi, et on nagu midagi näidata, sa kas või emale koju külmkappi peale panna, siis tokenitega seda ei saa. Ja siis, kuna mulle endale meeldib, et kui ikkagi on esitlustes veits numbrid ka, siis ma siia teen ka, et kogu see projekt TVN-i poolt meil oli kaasatud 8 spetsialisti ja see kamba peale meil kokku tuli umbes veits üle 2700 tunni, mis on ikkagi märkimisväärne number ja et see on päris suur investeering. Aga selle töö tulemusena meil valmis nüüd süsteem, mille abil on põhimõtteliselt võimalik see, et kui mõni projekt, mõni riiklik projekt, kus kasutatakse veerat, aga nad otsustavad, et neile millegipärast ei sobi veera vaikimisi stiilid ja nad tahavad seda kuidagi ümber brändida, teha omanäolisemaks, siis edaspidi see kulu, mis on nende komponentide stiilimisega seotud, minu hinnangul umbes, ütleme, 150 tundi disainitööd ja praktiliselt 0 tundi arenduse tööd, sest et disainiotsused lähevad arendusse automaatselt, eeldusel, et standardkomponendid sobivad ja me lahendasime ära nagu põhimõtteliselt kõik nagu niisugused komponendid, mida peaks tavaliselt vaja minema, siis arenduse tunde, see kulu on hästi väike, arendajad saavad keskenduda hoopis äriloogika arendamisele ja luua väärtust teistes süsteemi osades. Ja see ongi kõik minu poolt. Aitäh! Aitäh, Hardi! Ja kas saalist on küsimusi? Võttis sõnatuks. Mariann, jaa. Aitäh, Hardi! Ma küsiks selle edasiarenduse kohta, et kuidas see praegu on mõeldud, et kuidas saab need, kes kasutavad veerat, et kuidas nad saavad panustada sinna tagasi, et kui nad mingeid uuendusi teevad või näiteks teevad ka JavaScripti valmis mõnele komponendile, et kuidas see on praegu, kas seda, kuidas see mõeldud on? No iseenesest on ju meil projekti raames valmis ka see haldussüsteem või haldusmudel, mis siis näeb ette, et kui keegi midagi saab valmis, siis nad peaksid oma koodirepo või nagu oma muudatused panema sinna koodivaramuse reposse ja tegema RIA-le siis põhimõtteliselt pull request'i, et sealt kaudu peaks nagu see tagasi tulema. Meil küll oli siin mõnda aega tagasi toimus ka Veera koolitus, kus siis üks niisugune asi, mis seal jäi kõlama, oli see, et Veera kasutajad ootavad, et neil oleks võimalik vahetult suhelda RIA-ga ja sealt jäi nii RIA kui ka MKM-i poolse tiimi poolt kõlama see, et jah, et tuleb nagu mingi variant, et kus saab nagu vahetult suhelda, et sealt kaudu siis tagasi anda või tagasisidet anda ja oma nagu neid paremaid praktikaid jagada. Ja teine variant siis on jah läbi selle koodivarama näiteks. Nii, veel saalist küsimusi? Mul on üks küsimus, et kas eraettevõtja seisukohast seda veerad üldse võiks ja saaks üldse aluseks võtta? See on hea küsimus, ma peast ei mäleta, kuidas seal Veera kasutusjuhendis on defineeritud, sest et selle RIA ise defineeris ka, aga ma arvan, et küsida võib ikka. Nii, ja kas saalist tuleb veel viimane küsimus? Üks on. Küsin selle nurga alt, et kui keeruline või lihtne oli komponentide skoopi määratleda, et või kui palju erinevaid teenuseid või olemasolevaid veebisaite te oma uuringusse või sisendisse üldse võtsite, et milliseid erinevaid variante näiteks on, ma ei tea, nuppudest või mõnest muust komplekssemast komponendist, et neid variante ja erisusi on nagu väga palju, aga kuskilt tuleb tõmmata piir. Jah. Ühelt poolt me võtsime aluseks selle, et kui midagi
on HTML-is võimalik või kui on HTML-i standardkomponent, siis meil peab olema veerad sellele vasta, et kuidas ta siis välja näeb, et kui ma ei tea, keegi tahab H6 headingut kasutada, siis meil peab olema sellele vastus, et kuidas see välja näeb. Et see oli see üks pidepunkt ja siis teistpidi, konkreetset numbrit ei mäleta enam, me analüüsisime neid süsteeme, mis on senimaani veerad kasutanud, ega seal nagu suuri muudatusi me ei tuvastanudki, et kuna tegemist on niisuguse kuna tegemist on süsteemiga, mis on mõeldud peamiselt just e-teenuste, iseteeninduste loomiseks, siis me nii palju küll saime teada, et me peame pakkuma erinevaid suurusi, näiteks just nuppude ja sisestusväljade puhul, et oleks võimalik teha, ma ei tea, et sul on andmete sisestamine ka tabeli sees ja sul on võimalik teha ka mingisugust kodanikule suunatud või niisugusele tavakasutajale suunatud ilusad suurte sisestusväljadega vormi. Aga jah, me analüüsisime neid teisi süsteeme ja lihtsalt otsustasime, et meile kolm suurusastet sobivad, et neid saab nagu alati nagu juurde luua, aga see, jah, lihtsalt otsustasime, et see meile sobib.